kodu oli väikese tänava ääres, armas selline, aga selle ümber oli kõrge aed ja alati, kui ma õues kõrge rohuses teiste lastega mängisin, tekkis mul vastupandamatu soov üle aia vaadata. Aga aed oli liiga kõrge ja alati, kui ma püüdsin aeda mööda veidi kõrgemale ronida, tuli vanaisa. Võttis mul käest kinni ja viis tuppa. Märkamatult oli jõudnud uneaeg. Alati ütlesin ma taadile, et ma tahaks nii väga vaadata, mis seal teisel pool aeda on. See kõik tundus nii põnev. Taat vastas oma stoilise ja vahel veidi tigedaks tegeva rahulikkusega. Laps, oota. See aeg, mil sa üle aia näed, tuleb kindlasti ja kiiresti. Aeg tuligi. Ma kasvasin suureks ja nägin kõike, mida ma olin igatsenud lapsena näha. Aga see kõik ei olnud pooltki nii armas kui kodu ja küladele. Kastine rohi ja aed, mis tundus mind lahutavat kõigest, mida ma vajasin. Aga nüüd ma mõistan, et see kõik oli tegelikult olemas siinpool aeda, siin kodus. Aga selle mõistmiseks oli vaja näha sedagi, mis oli üle aia.